Noh, kõik on selle kahe fraasiga tuttavad, et elu mõte ja elu eesmärk. Noh, see võib ju vahelduda ja seal on erinevad kihid, eks ju, et ütleme, et eesmärk kehaliselt seal sportlasel saada, eks ju, jõuda tippu või siis mingi erialaliselt või lapsevanem või karjäär ja kõik ja vaimselt isegi, eks ju. Et mis on nagu kogu selle eksistentsi mõte ja mis on siis eesmärk, kuhu ma tahan jõuda. Et noh, me võime ju öelda mingi hetk nagu selline impersonaalselt öelda, et noh, et ei olegi elu nii suur, et ei olegi vajagi eesmärke taga ajada ja seda elu mõtet, eks ju. Aga noh, kahjuks on see või õnneks on see sisse kodeeritud. Et igas asjas on minevik, olevik, tulevik, eks ju. Minevik on mingi sinu kogemus, siis on olevik, eks ju, võib-olla unistused, lootused, see, kuidas sa püüad hakkama saada ja siis tulevik. Et noh, ma ei tea, et tekkis mingi mõte, siis sa materialiseerid seda, eks ju, mõni tahab näiteks ilusat maja looduses. See on noh, tulevik, aga noh, ta hakkab sinnapoole liikuma. Ja elus on niimoodi, et elu paneb sind paika. Et sa võid kritiseerida materialismi või vaimsust, et vaimsed inimesed on sellised madalate omadustega, et materiaalses maailmas on seda religiooni ja usku ära kasutatud, siis sa kasutad sellist sõna nagu universum, ütleme, et sa oled, noh, seda jumal ei taha sellist sõna kasutada, kuna sa ei tea või ei ole kogemust või on halb kogemus, sa ütled, et universumi teadvus või absoluutne allikas või ülihing või püha vaim või no kuidas erinevates kultuurides. Aga ikkagi see on juba väga suur samm, sest sa aktsepteerid nagu, see on nagu valehego ja ankara mõttes nagu väga hea samm, et sa aktsepteerid, et midagi on kõrgemal kui minus, noh, kui mina. Et selle värgi taga on süsteem ja see süsteem ei ole selline suvaline, juhuslik, väga täpne süsteem. Ja selle taga on ka nagu sina, eks ju, arutled ja mõtled, nii selle suure elu taga on ka ikkagi mõte, eesmärk ja noh, selles mõttes nagu noh, keegi siis, kas ta on teadus või isiksus või et see on väga suur asi ja siis, kui sa paned need kaks asja kokku, helivibratsiooni, vaimse helivibratsiooni, mantra, palve, loits, paned kokku ja selle tundega, et kuskil on keegi kõrgem, noh, minu hea soovija, ta on ikkagi hea, hoolimata siis võib-olla kogemusest, et materiaalses maailmas on sul halvad kogemused, võib-olla vaimses elus on sul mingid, vaatad, fanaatilised hullud ja spekuleerijad ja endast paremaks pidajad ja aga ikkagi need kaks asja, et ikkagi noh, ma ei saa, noh, läheme sealt välja erinevates kontseptsioonidest, on olemas keegi kõige kõrgem ja on olemas muusika ja heli ja rütmid, eks ju. Selle paned kokku, siis tekib hea kombinatsioon ja siis noh, nagu lapsevanem, et keegi räägib mulle, et noh, lapsevanema kogemust, ma ütlen, et oi, ma saan aru, aga mul ei ole lapsi olnud. Et niikaua, kui sul ei ole nagu last, niikaua tegelikult noh, sa võid aru saada, mõelda ja tuua seal paralleele, et noh, et mul on ka inimesi, kelle eest ma noh, suhtungi nagu olen vanem vend või noh, lapse kogemusi ka on olnud, eks ju. Aga mulle isiklikult ei ole, et noh, ma ei saa ikka, mõni ütleb, et noh, et kuule, et sa ei saa ikkagi noh, et sul ei ole endal olnud last, eks ju. Nagu Srila Prabhupada, minu õpetaja käest küsiti ka, et kust te teate, et see ekstasi ja kõik need narkootilised asjad on halvad, te ei ole ise ju kasutanud. Ta ütles, et noh, mu õpilased on kasutanud, nemad teavad nagu võrrelda, et nad praegu on vaimsel teel ja siis ennem olid LSD peal, eks ju. Et miks nad nagu valisid selle kõrgema asja, et see LSD-ga noh, ta on korra juhu, nagu materiaalne energia on, yes, ja pärast on nagu what the heck, nagu kas raske hommik või sõltuvus või mis iganes. Et siis selle muusika ja selle heliga ja palvega ja laulmisega ja aktsepteerimisega, et midagi kõrgemat, sa saad selle kogemuse. Et sul ei ole vaja enam kellelegi tõestada, saad aru, et sa oled tegelikult jumalik selles mõttes igavene elus olend sellest ja armastusest lahutamatu osake ja sa koged seda. Noh, just mantra, mõistus, tra, vabastama need kõik need kihid, mõistuse kihid, eks ju, samastamised, peenkeha ja jämeda keha samastamised. Ja muusika pakubki sulle selle, kui sul on see spirituaalne muusika, selline alandlikkus, tänulikkus hinges, eks ju, et keegi on kõrgem, keegi, kes ruulib, keegi, kes võimaldab sulle häid ja halbu kogemusi justkui kehaliselt ja mõistuse tasemel, aga noh, sellest ma olen palju rääkinud, see on nagu huvitav teema minule, et põrgu tuleb nagunii läbi käia. Kui sa küsid hästi tippasportlase käest, et kuidas ta saavutas, ta oli võib-olla andekas kõik selle esimese koha, ütles, et ma käisin põrgu läbi, eks ju, see oli vabatahtlik. Sama asi on hingega, et me oleme niivõrd kehalises kontseptsioonis nende madalate luupide, mina mulle minu ekspluateerimise
luubi all, kui sa sellest tahad välja tulla, siis sa pead põrgust läbi minema. Aga vaimne elu ongi selles mõttes, ta annab sulle avanssi ka häid ja helgeid hetki. Aga üldiselt see regulaarsus ja puhastusprotsess ei ole ainult selline inglid, ta on nagu kohati nagu põrgu ka, et seal võidelda oma nende madalamate kihtidega, et sa pead nagu vaeva nägema, higi ja pisarad, eks ju, et sa pead nagu maksma hinda, asja eest, mis sa väärib, eks ju, sportlane saad esimese koha, korra tuleb juba järgmine vend, eks ju, esimese koha, et materiaalses maailmas esimese koha saavutamine on ka tubli, aga vaimses elus on see nagu, ta on igavene, et kui sa saad kehalisest kontseptsioonist välja ja ennast teadvustad kui hing, siis see mateeria sind elama ei kontrolli. Et sul on ainult, nagu ma ütlesin, tänulikkus ja alandlikkus ja see põrgu, mis sa läbi käid, see raskused, ütleme, eks ju. Ja see vastuolu võib-olla isegi materiaalse energia poolt, välise poolt, see nagu tasub ära, sest uudis on see, et põrgu pead sa nagunii läbi käima. Et see kahesuse energia, sünd, surm, vanadus, haigus, liha, viha, kadedus, see on nagunii kogu aeg materiaalses maailmas meil. Parem on vabatahtlikult võtta õige eesmärgi nimel siis raskused ja põrgu.